Hi! Today's video is brought to you by buffering. Buffering is kind of suffering, don't you think so? Don't you? Don't you just suffer when I buffer? Me jätkame eesti keeles, ma arvan. Lapsed, minul on teile väga oluline sõnum täna. Ja see käib niimoodi. Et ei ole aega iniseda ja piriseda niimoodi kogu aeg, näe. Ei ole aega, ma ei tea, ülbitseda. Ei ole aega olla liiga häbelik. Ei ole aega karta oma ebatäiuslikkuse pärast. Või mõelda kogu aeg teiste arvamuse peale. Ei ole aega. Ei ole aega, aeg saab otsa. Aeg siin maa peal saab otsa. Ja sellepärast ei ole aega valetada iseendale ja teistele. Ja võib-olla seda tähendabki carpe diem, püüa päeva. Kaasaegsed inimesed filmivad ennast ikka esikaameraga. Näevad siia, tuleb vaadata. Siia või? Oota, sa blokeerid selle ära. Võta sõrme eest. Oot. Näe, vot see siin. See. Väike asi. Ära pane oma sõrme sinna. Miks ma näen? Kuna see on esikaamera. Esikaamera? Jah. Sul on esikaamera ja sul on tagumine kaamera. Okei. Tere! Mina olen Mihhail Andreevitš Krükov, NSV Liidu relvajõudude austatud spetsialist. Nii kaua, kui ma mäletan, terve oma elu jooksul olen pidanud pingelselt tööd tegema ja vaeva nägema. Ja mind ei kiitnud mitte keegi, mitte kunagi. Rääkima mulle aussamba püstitamisest. Ja без дальнику, мама, я без дальнику. Pagan võttaks! Kes see on? Praegu sain kätte. Näiteks, kui mina noorsus oleks samamoodi laiselnud, nüüd oleks kohe kodust välja kihutatud. Pagan võttaks.
oli noore vend. Ta oli pesumuna. Mitte sidagi kasvõlu ei teinud, aga tal oli kõik lubatud. Kõik kiitsid, et ta on nii tubli. Pagan võttaks. Ja kui meie Vanja, samasugune laiskmorf, tuli keskväljaku karjuma, et ta on isegi kangelane, siis las ta käitub ka nagu kangelane. Las ta aitab meid, tavalisi inimesi, kuradi lakkekrants. Топлое место на улице ждут отпечатков наших ног. Uuendasin 5. korda tunni aja jooksul Gmaili. Sealt hüppasin otse Fesarisse. Uusi notife polnud. Scrollisin lihtsalt ja ei laikinud mitte midagi ega kedagi, vaid neid, mida kõige lihtsam laikida oli. Sealt edasi hüppasin otse Instasse. Scrollisin tasa ja targu, laikisin üle 1, sealt edasi käisin veel korra Fesarist läbi ja siis läksin 2,5 tunniks Messengeri, kus peikasin vahet pidamata YouTube'i. Pärast lõikasin Snapist riikide tegemist, scrollida jõudsin vähem, lendasin otse TikToki, kuhu jäin 3/4 tunniks. Oh yeah! Hiljem sõitsin Tinderisse, kus vaipisin 7 minti jutti. See aasta mind väga üllatas see, et me saime viia läbi virtuaaltunde üsna edukalt. Et kui tuli peale eriolukord, siis ma ei olnud kindel, kui hästi me suudame selle olukorra lahendada nagu polügooni mõttes, aga see kukkus välja. See tuli välja väga hea. See aasta mulle kõige rohkem meeldis ja kõige rohkem pani mind mõtlema võib-olla see, kuidas meil kõigil olid mingid suvalised karakterid ja me lihtsalt leidsime läbi etüüdide ja lihtsalt nagu mingi läbi väikeste sündmuste, kuidas neid kõiki kokku põimida ja see pani mõtlema, et põhimõtteliselt elu on ka lihtsalt selline, kuidas kõik inimesed on täiesti erinevad, aga kuna neil on võib-olla sarnased huvid või nad elavad samas majas, siis nad on kõik kuidagi ühendatud. Mina muutusin selle aasta jooksul väga palju loovamaks ja sain teada, kui palju erinevaid võimalusi on tunni läbiviimiseks.